Tere, mina olen Kellu. Täna vaatame selliseid asju nagu rediseidud ehk idandama pandud rediseseemned. Kas need on kasulikud? Mis nad üldse on? Vaatame, palju maksavad ja anname neile hinnangu ka. Mina just siin vaatasin, kui palju on redisel on igasuguseid häid omadusi ja kuidas rediseidusid kasvatada ise ja leidsin, et C-vitamiinid ja igasugused mineraalained ja muud asjad, mis kõik siin nagu selle rediseidu heaks teeb. Ja ta on kasulik selle poolest ka, et tugevdab immuunsüsteemi ja ta on äge elukas, nii et mina seda soovitaks kõigile. Ta maitseb täpselt nagu tavaline värske peenrast võetud redis. Sükene tugev maitse on sellel ja ta on kallis, ta on mingi 1,99. Ma vaatasin, et siin on kõik muud igasugused idud on ka kuskil sükse hinnaga. Nii et, aga eriti siis, kui haigused kimbutavad ja oleks vaja mingit sükst boosti organismile, siis ma arvan, et seda tasuks süüa küll ja toidu sisse panna just. Nad on nagu mingid karvased. Huvitav, kas need on õige, et nad on karvased või? Nad on täiesti nagu nad ei maitse küll halvasti. Ma ei tea. Appikene nad maitsevad täitsa nagu redis ju. Selline peenrast võetud sükene mahlane, isegi et kange redis täiesti. Nad krõmpsuvad ka hammaste all. Okei, idandamisspetsialistid. Kuidas ma saan nagu aru, et see redis ei ole pahaks läinud, kui ta siuke karvane on? Mulle täiega maitseb see. Ma ei tunne halvaks läinud. Maitset üldse. Nii, mul on. Ma proovisin enne just ühte Selveri kodujuustu. See maitses mulle väga hästi. Ja siis mul on üks kaerasepiku kannikas järgi. Ja nüüd ma teen niimoodi, et ma maitsen neid kolmekesi koos. Sest ma tahan näha, kuidas rediseidud jäävad näiteks mõne toidu sisse. Ja kui see nüüd maitseb hästi, siis ma usun, et ta maitseb, redis on hea. Et siis seda saaks panna näiteks tehagi niimoodi või leiba, sepikut või saia, midagi sellist. Panna asju siia peale ja siis rediseidusid panna niimoodi maitseks. Ja siis see võiks täiega hea olla. Nii et bon appétit, proovime. Väga maitsev. Esiteks maheda maitseline värske mahlane kodujuust. Värskendab sepikut, et ta ei ole sul ainult kuiv saiamba all, on ju. Ja siis see idukraam annab sukse särtsaka maitse sinna juurde, nii et ma juba täitsa kujutan ette vaimu silmas ühte korralikku võileiba. Väga hea. Okei. Aga siis 1,99 maksavad. Minu meelest suhteliselt nagu kallis on ju. Siin ei ole kirjas, millest siis need koosnevad, aga rediseidudest nad koosnevadki on ju 44 kilokalorit saab 100 grammist, küllastunud rasvhappeid on 0,2, süsivesikuid 2,3, rasva 1,6 ja suhkruid 1,9, valke 3,5 grammi ja soola 0,05. See on tüüpiline. Ja kui me vaatame siis Selveris, siis igasugused idud on sama hinnaga, nii et kallis kraam on ju. Vähem kui 100 grammi on 2 eurot ja appikene on mingi 23 euri on kilo. Päris kallis. Okei, aga siis ma leidsin enne informatsiooni, et miks idandid on kasulikud. Ja siin on selles Delfi lugudes on siis sükene artikkel nagu huvitav teada, miks idandid on kasulikud. Ja siis siin öeldakse niimoodi, et kuivaseemne idus on kõik vajalik taime elutegevuseks olemas, vitamiinid, ensüümid, nii edasi. Aga
kui niiskena ta idandama paned, siis see kogu see väärtuslik kraam muutub inimorganismile kättesaadavamaks. Ma ei tea, mis see nende meelest tähendab, et kas ma söön, kui ma redist söön, ma ei saagi asju kätte või. Okei, aga et C-vitamiini pidavad kuivas seemnes olema. Nad mõtlevad seda, et kui seeme on seeme, kui nad viljaliha kasvab, siis ma arvan, et C-vitamiin jääb alles. Okei, näed, õppisin. Ja siis B-rühma vitamiinid, B2 on siin on ju. E-vitamiini sisaldus on neis nagu hea, et saab kaaliumi, magneesiumi, rauda, mineraalaineid igasuguseid, kiudaine rikkad on ju, tekitavad täiskogu tunde, et päris äge. Ja siis siin nagu samast sarjast ilmselt on info, et kuidas, kus idandada on ju, et pane seemned liitrisesse klaaspurki, marli kummirõngas peale ja siis võta seemneid, pese seemneid puhtaks käte vahel niimoodi kuidagi ja siis pane purki kalla külm vesi peale, et 1 osa seemneid ja siis 4 osa vett on ju. Et kraanivesi on kõige kehvem, et seda nagu on vaja läbi keeta jahutada, ma ei tea, äkki sobib pudelivesi, siis rohkem 5-18 tundi leotad ja siis pärast seda pane marli peole ja vala siis see, nagu see vesi läbi marli välja ja siis pärast siis loputa veel 2-3 korda on ju ja pane purk pimedasse kohta pool viltu nagu alaspidi see purgi suu on ju, et õhk pääseks seemnetele ligi. Et nõudepesuresti kapp olevat hea kohta, ma tea, seal on nagu niiske minu meelest. On ju, jäta seisma on ju ja siis loputa 2 korda päevas. Usun, need on nagu mingid koduloomad vaja hoida neid. Okei, et seda õpetust saad sa siit lugeda, aga põhimõtteliselt saab neid ise siis teha on ju. Ma panen pärast need lingid ka video alla. Et aga mis me siis redisest kui sellisest arvame, et siin on üks kodukirja artikkel, ma panen pärast ka lingi ja siin on palju C-vitamiini, kaaliumi, rauda, seleeni, joodi, naatrumit, eeterlikke õlisid on ju, sinepiõli on redisel ja see tekitab terava ja kibeda maitse, et siis on väävliühendid, mis reguleerivad meie ainevahetust, väga normaalne, tugevdab immuunsussüsteemid, C-vitamiin on sees on ju ja tugev mikroobide vastane toime. Huvitav, kas see võiks olla eestlaste võidukäik koroonaviiruse vastu. Et aga lähe. Mõjuvad vähki pidurdavalt ja rakusüsteemi taastavalt. Sööge redist rahvas on ju. Nii, aga siis paneme redisele siis hinde või selle redise idule. Vaatame, mis ta saab. Nii. Minuga on siis siuke lugu, et mul on oma siukene 5 palli süsteem ja 10 punkti skaala ja sellega on siis niimoodi, et kõigepealt ma hindan asja tervislikkust tootekategooria mõttes ja redisel ja redise idudel tundub olevat palju häid omadusi, nii et võiks panna siis tervislikkusele. Issand, see redise nina tilkuva apikene, et ta oli kange küll. Okei, et panes 8 punkti ja üleüldises tervislikus mõttes, et kuna seda saab toidu peale igale pool panna, sisaldab palju asju, on värske, no paneme ka 8 punkti. Siis no hind on sellel kallis, ma ei usu, et nii kallis peab olema, seda ei ole nagu mega raske teha, ainuke asi ta säili eriti kaua on ju ja paneme hinna 4 ja siis maitse on tal äge. Maitseks paneme 9 punkti, sest ta on nagu täiega siuke ehtsa pesu, ehtsa redise maitse ja siis väärtuseks, no ma just lugesin ette, kui palju asju siin oli, on ju, paneme ka 8, et minu meelest on äge. Arvutame kokku, vaatame, mis saab. Seitse 7,4 ei ole üldse paha tulemus redisele, tubli redis. Mul on hea meel, aga ma söön nüüd selle sepiku ära ja naudin oma rediseid ja varsti naudime jälle koos huvitavaid uusi maitseid, nii et näeme.